Ei ole suuremat spordipidu Eestimaal, kui seda on Tartu maraton. Meie kõige armastatum suusavõistlus sai alguse juba 1960. aastal, mil Tartu Kääriku nimelisele suusamatkale anti start Tartu südalinnas Emajõe jää pealt. Jõuproovi populaarsus kasvas mühinal. Kõige enam inimesi võttis Tartu maratonist osa 1986. aastal, kui pika võistlusraja lõpetas lausa ligi 10 000 inimest. Tartu maratonile saabuvad osalejad üle terve maailma, alates Võrumaa memmedest, lõpetades olümpiavõitjatega Norrast. Kuidas saame meie siis halvemad olla? Et end tõeliseks spordihingeks ristida, võtame meiegi ette selle legendaarse teekonna. Vahe on ainult selles, et meie ei ole maratoniks üldse trenni teinud. Et kaotatud aeg tagasi teha, oli Eesti üks legendaarseim suusataja Jaak Mae nõus meile kiired õpetussõnad Otepäält kaasa andma. Aitäh, Jaak, et oled meid siin Tehvandil võõrustamas. Sa näed kõvasti professionaalsem välja. Kas me näeme enam-vähem välja või mitte? Oluliselt nooremad ja oluliselt paremad. Olen suhteliselt kindel. Vabandust, meie paneme uisku. Meil on uisumeed rohkem. No võt, siin tuleks kooli kehalise kasvatuse poole vaadata. Et kõik õpsid on laisaks läinud, et ei viitsi enam head klassikalist sammu siis koolis õpetada. Jaak tegi 2 tõuget ja ta on juba läinud. Ma ütlen ausalt, Reisen ei jõua finišisse, ta ise veel ei tea seda lihtsalt. Väike mäesuusa. Väike tritt. Mis ta arvata, on realistlik üldse teha poistel maraton ära või? Palju see aasta sõitu olete saanud üldse? Mul pole see aasta ega ka siis eelmine õnnestunud veel suuski alla panna. See hooaeg. Üle-eelmine oli ju täis. Üle-eelmine pole oluline, kas ma üle-eelmine panin, aga ma olen. Ei. Vahetage välja mind. Ma ei tea, telekast tundus see palju lihtsalt tõuskada. Vaadates, kui aktiivne Reisenbuk siin on, siis tõenäosus kummist pühapäeval enne lõpetab läks suuremaks just Reiseni kasuks, aga samas ma tean, ta lihtsalt poeb ka Jaagule. Mingi omavaheline diil ka on? Ma pakuks, et ta ilmselt koos ei läbi teda. Kumb sa ütleks, et enne lõpetab? Väga selgelt. Väga selgelt. Kui ei ole just mingit, ma ei tea, puhas mingi 100 meetri mees, aga ma tundub, et ma olen see 100 meetri mees tegelikult. Hakkas Ironmani ajal nutma, kui ta pidi jooksma. Aga ma olen suuskatel, mulle meeldib rohkem olla. Täna-homme süsivesikuid. Pole natuke rohkem kui tavaliselt. See on 900 nagitsad Kevini puhul või? 20. Kas maratonil ei ole seda mustikasuppi ka või kui teisel ringil kindlasti juba, et tegelikult mustikasuppi või tegelikult kisselli 50 peal me tarbisime isegi. Aga üks hea soovitus, mis suusatamisel hästi kasuks tuleb, on tegelikult me väiksed süvalihased. Iga päev 5 minti planku. Ja läheb oluliselt paremaks järgmine aasta. Suured puudjäägid vabad. Kas Jaak Mae kutsus paksuks mind just? Kes kohtub pehme? Keha mängub ühele poole, teisele poole. On oluliselt lihtsam nii-öelda tegelikult endal, kui sa, ja mida rohkem sa ära väsid, seda rohkem sa hakkad kõikuma. Rahvast võite kommenteerida, kas Paul on jämmu või ei ole. No näita sai. Okei, igatahes, Jaak arvas, et on. Rahvas ütleb. Oleme jõudnud kohale Tartu maratoni stardikoridor ja finišikoridor. Kevi Reisenbuk peaks umbes 6 tunni pärast siin lõpetama. Kui lõpetab? Kas see on võimalik, ma ei usu. Suht külm on olla. See on nagu ilus ilm, aga väga raske ilm too. Sest et lund tuleb peale, eks see hästi aeglane rada on. Eks me oleme nagu veel aeglasemad, kui me muidu oleme. Esimene laine läks tegelikult juba peale, praegu suusatavad. Me oleme rohkem amatöör. Selja taga sulle. Kui selles maraton natuke kiirem kui mina. No joke. Aga jah, ma ei tea, vibe on see üleval, see hümn juba korraks käis. Esimene, ma arvan, päeva kõige suurem tagasilöök on see, et maratoni meeõlu
ja putka on tühi. Kus on minu doping? Ma tahtsin ikka enne natukene julgust saada, et see 40 kilti ära teha, aga no vaatame, ma tõsiselt loodan, et see tuleb lahti täna ikkagi. Nii, me oleme esimest korda maratonil ja me ei tea, mida me võiksime kaasa võtta. Mis sa soovitaksid meil osta? Ma võtan 2 asja, siin kuradi tulemas sportlane jälle võttis igast nagu sahtlist ühe endale. Oota see, natuke see. Keegi pole tal öelnud, et trenni on vaja teha, et need kuradi keelid ise ei sõida, aga Reisen seda ei tea lihtsalt. MG vesi ja keelid on Reiseni plaan täna. Kus seda letialust kraami saab, mida nagu, kas seda on ka, mis aitaks nagu maratoni paremini teha? Seda kahjuks meil ei ole, ei ole, sellist kraami meil ei ole. Need, kes siis ei saa aru, need on need aeglasemad, kes lasti enne meid ära, et me neid kätte ei saaks. Teemas, et kõik, kes lõpetavad siis maratoni Kas siin meeolud ka pakutakse? Pakutakse. Kas võib äkki paluda ühe toobi maitsmiseks? Kas tahate alkoholivaba või alkoholiga? Seda teist varianti, kui võib. Davai, cheers! Maraton on juba korda läinud. See on väga hea. Ei tea, kas seda rajal ka pakutakse. Teist ringi ei mäleta. Viimased vitamiinid sisse ja vaikselt tuhin tuleb sisse 20 minuti pärast, see on juba start. Ja vaikselt lähme sätime oma suusad juba stardipaika. No nii, loetud minutid jäänud stardini. Külm on, loodan läheb soojamaks. Aga just sain kätte need kepid, millega ma sõitma hakkan. Ja ütleme, et need on ühe sõbra omad, kes on selline mingi 1,95 m või ma ei tea, palju Otto on. Midagi sihukest, jah. Nad on natuke liiga pikad mulle, aga ma arvan, et see ei ole kõige suurem takistus täna. Nüüd on juba natukene vesi ahjus, on see tunne, et no, reaalselt peabki 40 kilti ära tegema. Aga õnneks lisaks meeolule on mul Reiseni ees ka üks eelis, mul on kiired prillid, nii et ma loodan, et ma tulen lõpuni. Kas Kevin seletab rada kellelegi või? Reisen teeb praegu nägu, et ta teab Tartu maratonist midagi. Ja, minge sealt, siis minge sealt, kõik on hästi. Nüüd on kas kõik või mitte midagi. Kui MG vesi siin ka ei tööta. Mees on terve aeg nalja teinud selle MG vee üle, aga nüüd, kes viimasena enne starti veitsike joob, on Paul. Paul, see oli start, miks ei lähe? Mul on siuke pidamismäär all, et ma ei võtnud seda. Kas sa oled Jopega või? Tuli natuke Praegu start, jah? korra oli tunne küll, nende tõusunuppide pealt, mis kolmad oli. Jaak, ma ei näe sind all. Enne see kääriv tõus seal läksin ja... Tões ja vaimus lubame, ausa meelsed meistele. Õides kindlalt tuleb, see, kes sitte tuleb. Pane juurde, Paul! Just väga võitama juba. Õides kindlalt tuleb, see, kes sitte tuleb. Praegu on väga mõnus. Vaatame, kas varsti asi muutub. On palju siukseid seisakuid. Keegi pani põlle maha ees. Kõik jääb seisma. Mulle sobib. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis. No nii, Kevin, esimene checkpoint. Kuidas tundud mõtted? Suust lippab päris hästi, aga see on võib-olla selleks alustamise entukas praegu, et praegu energiat veel on. Aga ma arvan, et siin tuleb väike paus teha, koguda ennast. Multikasuppi, banaani, saia leiva, rosina. Tere, Sangar! Welcome everyone who's coming from the forest. If you have skis and need a big wax, then the guys will... Georg, kas sa tead? Kas seda meeolust pakutakse või? Ei pakuta. Ei pakuta? See on perses ka.
siis ma lõpuni ei tule. Praegu peaks seda mustikasuppi ka minema panema. Järgmine peatus on 20 kilomeetri kaugusel. Või 20 kilomeetri. Alles, hea kohe. Lähen panen mustikasuppi. Okei, Paul, 4 tassi kisselli ja 2 pirukat ja rosinaid ja nüüd rajale või? Mul hakkab üles tulema juba vaikselt. Üliraske lõik oli. Väga rõve. Väga üksildaseks on ka läinud. Siuke tunne, et pidamist ei ole. Siuke tunne, et libisemist ei ole. Jõudu ei ole. Mis me oleme mingi 13 kilomeetri peale? 13-14 jah. Ja just oli nagu mingi 5-6 kilta lihtsalt tasas, siukest väga tuima rootoogi. See väsitas veits ära nagu. Nüüd on väike tõus, nagu kohe huvitavam, saab langeda veitsa värki. Aga see tasandik, ma ei tea, Paul, kuidas sul? Mina võib-olla siukse tempoga päris lõpuni ei jõuaks, aga samas toidupunktid on vahel, läheb paremaks ja tegelikult on üliilus. See on epic. Väga nice. See on nagu mott ja veits nagu suusatused. Kaks kilomeetrit enne poolt maad, eks 20 kilomeetrit kohe tuleb söögipunkt ja Paul kohe taamal tuleb ka meie juurde. Essa ringi lõpp. Ainult toidupausi ootan praegu. Praegu üksi jäänud. Paul on kuskil tagapool. Lippab suht hästi. Kilomeeter on toitlustuspunktini. Aga seljas on tunda veits valu ala seljas. Et vaatame, loodetavasti see ei lähe hullemaks. Läheb käim! Paul, see ei ole finiš, oled poole peal! Ei! Siia! Kristjan, kuidas sul on olla? Leidsin ühe sõbraga teeb. Ei, mul on nagu, muidu on hästi selge hakkas juba valutama. Vaata, kui sa seda liigutust ei tee üldse. Sa kasutad neid korragi lihaseid, mida sa muidu kunagi ei kasuta. Ja mul on täpselt sama. Et see ei ole nagu, et oleks väsinud, ega nagu valustab siit. Ja valus on jah. Mul on ka selg kuidagi annab liiga palju tunda. Ja jalad ka natukene, mul tõesti jalgadega nagu rohkem töötab. No peadki tegema. Kui käsi pole ka. Just makaronid. Aga nüüd algab alles maraton, vaata. Ma tiksun siin, ma panen mingi paar õlle veel. Paar õlle, jah. Enne panime ühe tõu. Tule näeme. Davai, tšau. Ei kipu kohe teisele ringile tuua ennast. 10 paljust ennast kui väsinud oled praegu. 10 panni süsteemis mingi 7 või 7,5 reaalselt. Mul on siuke tunne, et teine ring, no praegu on juba hea, aga Essa ringi lõpus mul oli reaalselt 50-50, kas täna tuleb 40 ära või ei tule. Nüüd on jälle leib, hapukurk, banaan, mussikakissell, nüüd on jälle teha. Te peate täpselt samas tempos jätkama, et jõuda aega vist. Päris ta? Jah. Ma ei meeldi mulle see asi. Paul, ma ei taha halbu uudiseid tuua, aga siis kui teil esimene ring sai tehtud, siis oli teil 2,5 tundi sõidetud. Et sa peaksid vähemalt sama kiiresti, kui mitte natuke kiiremini sõitma, kui sa tahad 5 tunni limiiti mahtuda. Pange auto sooja. Kas päriselt on jama või? Täiesti ausalt, jah. Mis nad kõik siis mu tagasi ootis kahvi või? Kas ma olen esimene või? Jaa. Väga hea. Kuidas Paulil on? Ta on tust natuke maas, tal on ikka raske. Raske? Paar kilti on viimase toidupunktini. Nüüd on juba raske.
nüüd on juba väga raske. Puhas survival, roodogimine. Mulle päris väsitav on juba, nagu vaikselt on selline tunne, et võiks see lõpp juba tulla. Aga no see osa oli nice, nüüd tuleb see väga nagu rets osa. Nagu kõik lihased asjad on juba päris valusad, nagu alaselg räigelt valutab. Ja ma ei tea, kui kange on üldse olnud. Ja mulle veits hakkan jalg ka kanda hõõrama, eks ma loodan, et see nagu lappus selle. Aga no viimane pannistus. Pauli pole ikka näha. Sõber, kas te olete punases, kollases või rohelises? Selles mõttes. Mis asi? Nii nagu mu jõud on punases. No siis peate võtma jõujooki. Jõujooki ja saia, rosinad. Ega päriselt, kuidas on? Perses on päris. Kolmandik minna veel. Annan sulle soja vett ka veidi. Anki topingut parem vist. Ülilappes on siit, alaselg on väga valus, käed on läbi, aga just need puusapainutajad, need löövad tuld välja. Kes koht on pehme? Aeg on see letikalune aup ära proovida. Aeg on letikalune. Letialune. Aeg on letialune kaup ära proovida, kui see enam ka ei tööta. Ma arvan, et see ei tööta, aga ma järgmises punktis annan sulle midagi, mis töötab. Parem oleks. Ma ei saa väga parema jalaga tõugata enam. No ikka rammestus on. Aga teeme ära. Kevin, topping! Seda vaja praegu. Ui, jah. See oli nii hull praegu. Reaalselt viimased mingi 3 kiltsa mul tõmbas jala lõukil krampi. See oli nii tsaff. Nagu parem jalg, ma ei saanud üldse parema jalaga tööd teha. Mul tuli korraks nagu viimasel laskusel pisar silma, mõtlesin, et millega ma tegeleme. Viimased 500 meetrit. Esimene Tartu maraton ongi kotis. Mul on kõik, ma arvan, mul on mingi jalal villid. Ma arvan, mul on käel mingid villid. Valus oli ikka. See lõpp reaalselt, mingi 37 kilomeetrit oli nagu okei. Aga see viimased 3 oli nagu killer. Nagu see viimased 3 ma nagu roomasin sealt mäest ülesse nagu. Aga teistel oli ka raske, ma olen ainuke tegelikult. Aga kus Paul on muidu? Kusjuures Pauli osas, ma ei tea, kas ta seisis seal puhkas, aga ta ikka nagu väga maha otsust mingi hetk. Ausalt või? Puusad on täiesti jaamenis. Jaagul oli õigus, kui ta ütles, et see koht on mu nõrkus. Nii valus. Täiesti haige. Paul siukse sammuga minnakse just mööda. 2024, eelmine aasta läks mööda sest just. No reaalselt. Pane. 5 kilti jäänud. Tahaks oksendada. Ei püsi püsti. Aga finiš pole enam kaugel, nii et surume selle lihtsalt ära. Kutsuge kiirabi. Rõõmsamad, Paul! Sa tegid selle ära, rõõmsamad! Jaak Mae, sinu nimel! ID-kaart on endiselt siin meie laua peal, nii et kui sa kuuled oma nime, siis tule staadionist teisele korrusele ja siis saada oma ID-kaarti juba kätte. No nii, kuidas on? Kui ma pärast Ironmani ratast ütlesin, et ma ei sõida kunagi rattaga, siis mõtlen, ma ei suusata enam kunagi. Võib-olla 10 aasta pärast. Mis sporti siis üldse teha saad? Joosta.
mina ei saa joosta ka. Ma hakkan tartsima nagu lihtsalt. 0 trenni, 40 kilti ja üks meie õlu. Tegime midagi.